olgem ausad, vangla on asutus, kuhu keegi meist vabatahtlikult naljalt minna ei tahaks. Et püüame oma elu elada nii, et see oleks seadustega kooskõlas ja vältida igati seda võimalust oma elus. Juhtunud on aga see, et täna Eesti Kiriku ajakirjanikud otsustasid koputada Tartu vangla uksele. Selleks, et vaadata, kuidas elu siin vanglas on ja eelkõige, et uurida, kuidas on tagatud kinnipeetavate usuvabadus kui üks olulisi inimõigusi. Meid saadab täna Tartu vanglas vangla vaimulik peakaplan Tanel Meier. See on ainult siis see kaplanite fond. Kaplanite fond täidab seda raamatukogu. Mis on üldises raamatukogust eraldi on arvestatud kaplanite fond, mis on siis usualane kirjandus, eesti venekeelne, ingliskeelne. Siin leiab ka islamikirjandust, eks ole. Siin tundub päris ühik suur olema, palju siin on? Kuskil kokkuvõttes, ma tean, terve kaplanide peale me räägime kuskil 8000 kõitest. 3 vangla peale. Nii et suurusjärk ma arvan, et me saame rääkida 2,5–3,000 kõigest. Ja vanglas võiks ju tegelikult olla seda aega, mida kasutada lugemiseks ja ka süvakirjandusega tutvumiseks. No, me saame alati öelda, et alati tahaks, et oleks rohkem. Et oleks seda aega rohkem ja huvi rohkem, aga nagu ma ütlen, kui te küsite, et kui suur osa nendest kinnipeetavatest tahaksid seda vaimulikku osadust ja usku jäämist, ma arvan, et paretolikult 20-80%. 20% on need, kes võtavad seda väga tõsiselt ja kellele see usk ja religioon ja kaplaniteenistus annab pidepunktiga vastu pidada. Nii vaimselt kui füüsiliselt. Aga on ju nii, et on inimesi, kes usklikuna jõuavad vanglasse ja on neid, kes lahkuvad usklikena. Enamasti ma julgeksin öelda, et see leidmine ja kutse saadakse vanglas. On muidugi neid, kes tulevad ka ära, aga teatud määral ma ei tahaks sellest, et selleks kujuneks ja inimesed saaksid aru, et on nagu vanglausk. Ei, me räägime ikkagi väga õigest ristiusust, mis inimene võtab, seepärast, et kõik ju vanglas teenivad kaplanid on Eesti Kirikute nõukogu liikmeskirikute liikmed, see on üks tingimus ja läbi selle me mitte kunagi ei risti ju inimesi õhku, et ikkagi kogudusse. Meie idee on see, et inimene vabanedes leiab ja hoiab ennast, leiab tee kogudusse ja elukoha järgsesse jääb sinna ja tagatakse. Nii et see on meie eesmärk. Ja tegelikult see selline usuline praktika on siin väga elav ja igapäevane, et kuulsime, et viimane ristimine kas või selles ristimisbasseinis, mida te viitasite, oli selle suvel näiteks, et talitusi tehakse, sooritatakse kogu aeg. Talitusi on meil päevas, igas päevas on 1-2 talitust ja 5-7 hingehoidlikku vestlust. Nii et see on nagu iga vangla peale, nii et see arv on üsna aukartust äratav, et see intensiivsus on suur ja pigem nad tahaksid kindlasti rohkem kinnipeetavad. Ma arvan, et iga kaplan, kes töötab vanglas, siis nädal aega teenimist vanglas võtab enam paari kuu teenimisega koguduses. Et see intensiivsus on kordades suur. Tahes-tahmata ei jää tavakoguduse vaimulikul seda aega, mida ta suudab anda vanglas personaalsele vestlusele. Et meil kõigil on
Olavil on pikalt on, ma arvan, on üks paarkümmend kindlasti, kellega ta iganädalaselt käib ja kohtub, eks ole. Meil kõigil on, minul on, eks ju, Viru vanglas noored, Jaanusel on, eks ju, luterlikud, eks ju, kinnipeetavad, kes tulevad, eks ole, ja kes paljud tahavad ja nende jaoks on saanud see ikkagi juba nagu rutiiniks. Et lisaks talitusele või palvusele, eks ole, räägitakse ka olemas. Kaplanid lisaks teevad ka ju seda programmi, mille nimi on leevendus- ja vestlusprogramm kartserialustele. Et need, kes on mingi pahandusega hakkama saanud või on karistatud, nad lähevad kartseri karistusse, eks ole. Aga siis on see, et nendega on vaja vähemalt kord nädalas peab tund aega olema vestlus, eks ole. Ja paljud kinnipeetavad siis valivad kaplani. Olemata sellest, kas nad ise näiteks on ristitud või on olemas, et ka kaplan viib läbi neid, et inimestel seda üksindustunnet. Ja kõik need vaimulikud, kes on käinud, ütlevad jah, et see vangla intensiivsus on tegelikult see ka, mis nagu tegelikult aitab sul teenida. Et nagu ma ütlen, et üks nädala vanglas on paar kuud tavakogude töö. See intensiivsus, see indiviidlike vestluste koormus, aga seal on see, et ma ütlen, et väga suur kunst on jääda ellu, eelkõige just selle intensiivsuse pealt, et sa taastuks. Ta võtab ära üsna palju. Ma oleksingi tahtnud küsida ka, ütle nüüd, ma oletan, et iga vaimulik, ka väga hea iga vaimulik, ei ole päris loodud tööle vanglas. Kas see oletus vastab tõele või? Seal on teatud tüüp, on ikkagi selliseid isikuomadusi, mis vangla puhul nad mängivad rolli. Üks on kindlasti see, et vangla puhul me peame arvestama väga suure ohuga seda, mis on kinnipeetavate poolne manipulatsioon. Nad manipuleerivad sinuga paljuski, aga see on ka selline, ma arvan, et sellise küpse vaimuliku juba tunnus, eks on ju, et sa saad sellest aru, sa tunnetad, et siin ei ole eraldi kursust, me küll räägime ja meil on vaimulike täiendkoolitus vanglas vaimulikele ja kaplanitele, et kuidas seda tunda, aru saada on olemas, aga see on see elu osa, eks on ju, et kindlasti mis mängib rolli ja mis sellele kaasa aitab, on see, et kinnipeetavad väga täpselt teavad pihisaladuse olemust. Ehk see, mis on antud ja uskuge mind, et kui ta oled esimesed korrad vanglas, siis uue mehena pannakse siit alati proovile. Kas see, mida räägitakse sinuga, hingehoidliku vestluse all, kas see venetub pärast hiljem repressioonidest, mida sinu välja öeldud toob, eks on, et eks nad proovivad ja katsuvad, aga mis on ka aru saadav, eks on, nii et selles suhtes see krediit, mis vaimulikud on ette saanud pihisaladusega, pannakse küll proovile, aga seda nad teavad, et vaimulik ei saa ka murda, eks on, et see on tegelikult see, mis nagu sellega kehtib. Aga kui te alati küsite, et mis on see teemad või nagu filmides jääb mulje, et vaimulik, eks ju, pihivestlustel saab või pihisaladuse kaetud vestlustes saab teada suurtest roimadest, maetud miljonitest. Tegelikult ei ole, et enamasti need on väga inimlikud ja lihtsad teemad, mida ta ei saa ja ta ei taha jagada oma tambrikaaslase lähedastega. See tavaliselt on süütunne, see on kahetsus, see on, eks ju, suhted lähedastega, suhted naiste, lastega, vanematega. See on need tunded, mida ta tahab jagada ja ta saab sealt abi, eks on. Nii et need on tegelikult väga isiklikud, väga intiimsed ja väga sellised meie mõistes tavainimesele ka tegelikult lihtsad, eks on. Nii et see sellist suurt nagu karismat nende juttude ümber ei ole, et see tegelikult on väga lihtsad suhted, eks on. Tavast on need ikkagi seotud lähedastega, eks on, ja enda süütunded ka. Nii et teatud määral on need vestlused hästi ausad, hästi lihtsad, aga sa tunnetad ka seda jõuda, mida inimene saab, kui sa annad talle seda vaimulikku osadust, et sa lõpetad alati ju palvega, eks on, ja inimene saab sellest kätte selle hea tunde, eks on, ja ta tänab sind ja ta pärast on olemas, et nad on kõik väga tänulikud, kui nad saavad. Või näiteks siin Olavi vestlused ma tean, et mindki, kui sa mõnikord linna peal käid, siis eks ju endised kinnipeetavad tunnevad ära, ütlevad, et mulle peale hästi, eks on ju, või mul just siin üks mulle poiss, kelle ma hinge hoidsin, just tahab teada, et ta sündis laps ja ta tahab seda kohe ristima hakata, ütles, et sa oled ainuke, kes seda ristida saab ja ma ütlesin, selge, teeme siis ära, et valime selle kuupäeva, et kohati nagu sa küsid nende käest, et kui nad vabanema hakkavad, ma küsin, kaua palju te kirikus hakkate käima, kui te vanglast ära lähete? No siis nad kohe põrutavad, ei no korra kuus ikka. Ma ütlesin, et meil siin tugevamad kogudusegi töötegijad, see on ikka väga suur kohustus, 12 korda aastas käiga, et oled sa ikka kindel, et ära,
et ütle mulle, mitte et mulle head meelt teha, aga mis sa ise tunned, et kui tihti sa käiksid. Ma siis nagu, et no kas korra kvartalis. No no korra kvartalis oleks juba okei. Ma ütlesin, 4 korda aastas see on ju tegelikult väga hea tulemus. Seesama tuulde külmatud seeme, et sa mingi hetkel näed, et see nagu leiab selle osa. Et see on jälle see, mis ma ütlen, et intensiivne teenimine, aga ta annab natukene tagasi. Sa näed, et see ta tuleb, ja neile ikkagi nad ütlevad, et nemad on need, kes tunnistavad, et neile on see abiks. Et see alati usu leidmine ja usust kasvamine on nagu tähtis. Kahju, et see muidugi vanglas sünnib, eks on, et me võiksime tavaelus samamoodi võtta, aga ma arvan, et eks ta on selline meie märkajastust.